Nii, tere siis ka meie poolt. Mina olen siis Avepill ja mina olen selle digimentorluse teenuse omanik nüüd juba 3. aastat ja minuga koos on siin minu kolleeg. Tere, et mina olen Kadi Haljand ja Eestis töötan loomemajanduse teemajuhina ja mul on väga hea meel, et kui varasemalt on teenus kättesaadav olnud turismiettevõtetele, siis sel korral saime me selle kättesaadavaks teha ka loomeettevõtetele. Aga miks me seda siis üldse teeme või miks me üldse midagi EIS-is teeme, on see, et me ikkagi töötame missioonipõhiselt ja saame aru, et avaliku ja sektori ja erasektori koostöös jõuame me siis tulemuseni, kus me siis saame seda majanduslikku arengut mõjutada. Ja EIS on just valmis saanud uue strateegia, kus me oleme siis tegelikult enda jaoks ka sõnastanud 3 väljakutset, mille alusel me toimetame. Ja antud teenus siis tegelikult lähebki meil kenasti teise väljakutse alla, ehk siis tehnoloogiline murrang. Et see on see, mida me siis tegelikult ka ettevõtetes loodame antud teenuse abil aidata siis ellu kutsuda. Ja kuidas siis EIS aitab sellel tehnoloogia teekonnal ehk sellel, nimetame seda hästi lihtsalt ja lühidalt digiteekonnal, et me oleme viimastel aastatel pakkunud väga palju erinevaid teenuseid ja toetusi digitaliseerimise valdkonnas ja praeguses siis seisus võib selle umbes niimoodi teile lihtsalt visualiseerida, et esmalt me soovime ettevõtteid inspireerida, ehk kuidas alustada digitaliseerimisega, siis aitame sellest aru saada, et kuidas siis kõige paremini ja kuidas oleks nagu kõige õigem seda teekonda ette võtta ja seda me teeme siis läbi mentorluse ja aitame digiteekaartide koostamisel. Siin iga selle sinise kasti all te näete ka hetkel olemasolevaid teenuseid ja toetusi, mida EIS-il on praegu hetkel ettevõtetele pakkuda. Sealt edasi siis, kui see teekaart on juba valmis või siis ettevõttel on arusaam, kuidas seda teekonda kõige õigemini nüüd edasi viia, siis on olemas ka mitmed toetused selleks, et aidata neid tegevusi edasi viia. Ja kui soovitakse siis suuremahulisemaid investeeringuid teha digitaliseerimise valdkonnas, siis on ka mõned sellised spetsiifilised toetused ja need toetused siis märtsikuu lõpus avatakse, et nende kohta on EIS-i veebis rohkem infot, aga nende juures ma rohkem täna siis ei peatu. Aga täna me räägime siis digimentorlusest ja seda siis turismi- ja loomesektorile. Nagu Mari-Kai mainis, siis digimentorlus on varasemalt olnud saadaval juba turismiettevõtetele ja nüüd siis on väga tore, et ka loomemajandusettevõtted saavad sellega liituda. Selle üle meil kõigil väga hea meel. Aga mis see digimentorlus siis on, et võib-olla mina selle teenuse omanikuna ja ütleme ka selle teenuse sünni juures olnud algusest peale, siis võib-olla minu nägemus sellest on siis, et digimentorlus aitab luua digiselguse ettevõttele, et saada aru, kus maal ettevõttes see digitaliseerimise teema on juba ja kuidas teha siis teadlikke otsuseid, et edasi minna. Mulle meeldib öelda, et oleks tehtud siis niimoodi, et oleks mõeldud tehtud, mitte vastupidi. Ja seda see digimentorlus aitab, seda digiselgust luua. Siis see on ettevõttepõhine teenus. See tähendab, et tegemist on personaalse teenusega. Iga ettevõte saab endale kogenud mentor-konsultandi. Osad neist on siis täna ka siin kohal, nende nimed ja tutvustused on ka selle teenuse tutvustuse juures EIS-i veebis. Ja siis koos mentor-konsultandiga kaardistataksegi kõik need äriprotsessid ja leitakse need võimalused, mida ja kuidas teha. Ja väga oluline see juures siis, et mentor-konsultant aitab ka natukene juba neid muudatusi juhtida, sest see on ka alati hästi keeruline osa sellest digitaliseerimisest. Ja selle teenuse tulemusena valmibki üks dokument, mida me nimetame siis digitaliseerimise teekaardiks. Ja selles dokumendis siis pannakse kirjagi terviklik nägemus järgmiseks 3 aastaks, kuidas siis ettevõtte ärimudel saaks
optimaalsemaks, efektiivsemaks, tõhusamaks läbi digitaliseerimise. Ja eesmärk eraldi ei ole, et see teekaart valmiks, aga kuna te teete nii palju tööd, ettevõte teeb väga palju tööd, väga palju tunde veedab koos konsultandiga, siis on ju oluline, et see töö tulemus pannakse ka kirja kuskile. Ja siis selleks ongi meil selline digitaliseerimise teekaardi formaat, kuhu see need asjad kõik kirja pannakse. Ja hästi oluline, paindlikkus. Selle teenuse puhul on paindlikkus eelkõige just kahes valdkonnas aeg ja maht. See tähendab seda, et ettevõte saab digimentorlusega liituda just sellel ajal, kui talle see sobib. See teenus on avatud, ei ole vaja tormata, on aega mõelda, planeerida ja samuti see mentortundide arv on paindlik, sest selle protsessi alguses ettevõte tegelikult ju päris täpselt ei suuda alati otsustada, palju tal neid tunde vaja on. Ja kui töö käigus selgub, et on tunde vaja rohkem, siis saab neid juurde võtta, aga seal on muidugi omad piirid ja hiljem siis Mari-Kai räägib juba täpsemalt nendest piiridest ka. Ja tegelikult, kui tundub, et algul hinnatakse üle oma vajadust, tundide vajadust, siis saab ka selle mentorluse käigus lõpus öelda, et okei, et mul tegelikult ei lähe nii palju vaja, et ma saan ka väiksema tundide arvuga hakkama. Ka see on võimalik. Aga mis probleemi me siis lahendame selle digimentorluse teenusega, et mulle meeldib seda sõnastada nii, et tulles ka ise eraettevõtlusest, olles töötanud suurtes ettevõtetes, et kuidas jääda ellu igapäevases inforägastikus. Et meie ümber on ju tohutu palju andmeid, kõikvõimalik erinevaid tarkvarasid sageli on juba kuhjunud ettevõttes, et kuidas siis leida see kõige optimaalsem tulevikuvaade seal. Ilmselt kõik, kes on ettevõtluses töötanud, teavad seda olukorda, kus andmed on erinevates nii-öelda arvutiakendes erinevad, võib-olla ka kliendi nimi on erineval kujul ja siis peab neid andmeid veel käsitsi copy-paste'ima ühest aknast teise. See kõik on tegelikult lisastress töötajatele, aga sellest hiljem siin Lauri ja Olga räägivad teile ka pikemalt veel. Igal juhul me lahendamegi seda probleemi, et see joonisel, kui te vaatate, siis see ehk olemasolev olukord sageli ongi selline, et need tarkvaralahendused, mis on kasutusel, nad omavahel ei suhtle, mingid suhtlevad, mingid ei suhtle, siis on nagu üks osa ja teine osa, aga sellest to be ehk tulevikuvaates on siis valmis joonistatud see tulevikuvaade, mis on ka tehniliselt võimalik ära teha, et kuidas siis nad kõik omavahel hakkaks suhtlema ja kui palju aega sealt siis vabaneb. Ja sageli ma ütlengi, et selle teenuse abil ettevõte peaks mõtlema sellele, et kuidas ta teab, mida ta ei tea. Et isegi sageli ei oska küsimusi ju küsida. Ja hästi oluline selguse loomine, see sama digiselgus, et kus ettevõtte hetkel asub ja kus suunas hakata liikuma ja siis nii, et see oleks nagu mõeldud, tehtud, mitte vastupidi. Ja nagu ma ennem ütlesin, et see teenus on olnud juba turul mitu aastat turismiettevõtetele, sellel teenusel on väga kõrge tagasiside osalenud ettevõtetelt, see on 4,8, maksimum on 5. Ja ma lihtsalt valisin siia välja võib-olla 3 sellist hästi ilmekat tagasiside andjat, mitte andjat, vaid seda sõnumit, kes on osalenud selles teenuses, et need taipamised sellest, ehk see digiselgus, mis tekkis, et need kitsaskohad, mis sealt tulid välja, et need ei vastanudki sellele, mida ettevõte ise arvas, mis on nagu hea näide sellest, et ka ise, kui ma kunagi töötasin müügi- ja turundusjuhina, ma olin suhteliselt kindel, et ma tean täpselt, mis ja kuidas peab olema, siis tegelikult, kui tuleb keegi väljaspoolt ja vaatab nendele asjadele peale ja see väljaspoolt tulija on ka oma ala professionaal, siis tõepoolest, et need kitsaskohad ei ole alati sellised, mida sa ise selles kodupimeduses arvad. Siis see selline tore lause ja tagasiside, et ilma digimentorluseta olekski osasid asju jäänud leiutama. Hea, inimkeelne mõte annab edasi selle, miks on vaja, et keegi tuleks väljaspoolt ja aitaks sind.
Ja loomulikult raha on alati hästi oluline, et üks ettevõte, kes osales, ütles ausalt välja, et jah, nad said väga palju teada, mis neil juba olemas on ja mida siis ka edasi teha, aga nad said ka mentorlusele rahastuse, ehk siis nad läksid edasi toetust võtma. See oli veel hetkel, kui oli digipöörde toetus, aga ka nüüdsel ajal EIS pakub päris mitu erinevat toetust, mis aitavad siis neid tarkvaralahendusi kasutusele võtta, et seda investeeringut natukene ettevõttele jõukohasemaks teha. Nii, ja siis korraks lihtsalt näitan teile nimekirja. Siin on üks suur osa ettevõtteid, kes on selle teenuse läbinud Eestis ja ma julgen väita, et nad kõik on tegelikult julgevad seda teenust soovitada, nad on väga rahule jäänud ja said sealt väga palju uut teadmist läbi selle digimentorluse. Ja siis lihtsalt lühidalt veel, et kellele me seda teenust pakume selles vaatest, et kuidas me näeme siis, kes on turismisektoris ja kes on loomemajanduses. Siin on turismisektori teenusepakkujate loetelu. Turismiettevõtetele peaks see tuttav olema, kuna teenus on olnud juba mitu aastat saadaval. Nüüd me siis läheme lihtsalt uuele hooajale väikeste muudatustega, aga mitte olulistega. Ja üks oluline turismiettevõtetele on see teadmine, et ettevõte, kes tuleb teenusesse, peab olema Puhka Eestis ehk Visit Estonia andmebaasis olemas ja ma panin siia lihtsalt näiteks screenshoti, kes võib-olla täpselt ei saa aru, mis see tähendab, siis tegelikult Eestis on riiklik turismiteenuste andmebaas, kuhu kõik ettevõtted saavad, kui nad on turismiteenuse pakkujad, ennast registreerida ja ettevõte, kui ta tuleb teenusesse, siis vaadataksegi EIS-i poolt seda, et kas ta on seal andmebaasis ja kas tal on ka siis kinnitatud teenuseid, mis tähendab, et see ettevõte on päriselt turismiettevõte. Et selline väga lihtne mustvalge kriteerium, vastavus, et ja kui ta seal on, siis järelikult ongi turismiettevõte. Ja ma annan siit Kadile edasi. Aitäh, et kui Ave rääkis, et kui selge on turismiettevõtetel ennast määratleda, siis keerame pildi natukene keerulisemaks loomeettevõtete jaoks. Et pildi pealt te näete, keda me siis riiklikult arvestame loomeettevõtete hulka. Ja tegelikult, kui siin vaadata, siis on ka siin juba tegelikult ettevõtteid, kes võivad omakorda olla juba ka turismiettevõtted, näiteks muuseumid. Et selles mõttes on meil kindlasti see ühisosa ka olemas, aga loomeettevõtete puhul siis ei tasu jääda üldse kinni MTAK-isse, et kahjuks MTAK-i koodid täna ei toeta meil defineerimaks siis väga kindlalt, mis on loomemajandusettevõte. Loomulikult, kui me räägime siin näiteks filmitootmisest või muusikast, siis ei ole kahtlustki. Et aga arhitektuuri puhul näiteks insener-tehniline projekteerimine, mida võib-olla esimese hooga ei mõtle kohe, et on loomeettevõte, siis tegelikult definitsiooni järgi mahub kenasti loomeettevõtete alla. Et väga soovitan Kultuuriministeeriumi kodulehelt üle vaadata, mida siis Kultuuriministeerium loomeettevõtete alla siis arvestab. Ja üks koht, kus ma kindlasti tahaks ka peatuda, on disainivaldkond, et disainivaldkonnas on toote unikaaldisain, disainiteenused, seal võivad olla nii teenusdisaini ettevõtted, kui ka tegelikult näiteks hea näitena on mööblitootja, kes ei ole siis lihtsalt allhanke tehas, vaid kellel on majas oma disainerid, oma kollektsioonid, oma intellektuaalomand selle kollektsiooni peale ja nad ekspordivad oma kollektsioone. Et täitsa kenasti lähevad loomemajanduse alla ja on siia teenusesse väga oodatud. Aga ma arvan, et teiste poole pealt ükshaaval siin lahti rääkima hetkel ei hakka, vaadake ennast, kas mahute. Ja kui jääb mingi küsimus, siis julgelt pöörduge kas siis PDA projektijuhi poole või siis ei siis minu poole. Aga meie poolt siis aitäh hetkel ja me anname sõna Laurile. Aitäh!